Nüüd, kus kõige olulisem informatsioon on esiili sisestatud, jõuame sellise asja juurde nagu struktuurid. Mis see struktuur siis on? Struktuur on POM ehk Bill of Materials, materjalist ning lisaks veel operatsioonid. Osad ütlevad selle kohta retseptid, miks mitte, meie pahaks ei pane, võite seda väljendit kasutada küll. Ja hea paralleel ta ongi toidu tegemisse, ehk siis millistest toormaterjalist antud roog koosneb ning mis on need tegevused, mille tulemusena selle kätte saame. Struktuur on programmi mõistes selgroog, ehk siis kõik, mida te toodate, kõik need artiklid vajavad struktuuri ning struktuuri ülesehitus määrab ära selle, kuidas te võite, saate, peate esiili kasutama hakkama. Ehk siis väga oluline asi ning seetõttu ka küllaltki keeruline. Vaatame ühte konkreetset näidet. Struktuurid on siis tootmine, struktuurid all tuleb siit nimekiri kätte. Iseenesest struktuuri saab lisada ka konkreetselt artiklikaardi pealt. Aga vaatame siis sellise näite läbi. Võtan siit ühe struktuuri lahti ning mida ma siis struktuuri peal näen. Struktuuri päises artikkel, mille kohta see käib, saab ära määrata, kas tegu on toodetava või mitte toodetava struktuuriga. Mitte toodetava näide näiteks pakkimismaterjalid, mitmes erinevas kohas kasutatakse samasugust komplekti, siis saab sealt selle ära määrata ning saab struktuuril määrata ka staatus, et kas ta on siis justkui projekteerimisfaasis või ta on juba aktiivne, ehk seda saab siis müügis kasutada. Ja struktuuri peal on siis esimesel real toode, mida tootma hakkame ning selle alla tulevad siis materjalid. Nagu näeme, siin võivad olla ka alamkoostud ja seal veel omakorda alakoostud ja sealt veel alamkoostud ja alamkoostud ja alamkoostud. Ehk siit alla saab päris palju minna. Lisaks veel on siin siis ära määratud kogus, antud ühe ühiku kohta, palju siis vaja läheb. Näiteks siit näeme, et meil läheb 16 kruvi vaja ning siia külge on pandud ka operatsioonid. Operatsioonid iseenesest võivad olla materjalireal, nagu siin saagimine, ehk siis neid tegevusi saab paralleelselt teha, need üksteist ei sega. Ning samuti siis peareal võivad operatsioonid olla, ehk siis see on juba see hetk, kus hakatakse materjali kokku panema, ehk siis lõpptoode hakkab valmima. Saab ka siia operatsioonid külge panna. Klikin peale, näeme, mis järjekorras tehakse, osasid asju tehakse paralleelselt, osasid asju tuleb ennem teha. Mis masinaga tavaliselt seda tehakse, võib panna, ei pea panema, saab ära määrata normajad, sekundites, minutites, tundides, teie valida, seadistusajad, siduda ära, milliste materjalidega antud konkreetne operatsioon seotud on, ehk siis raporteerimise käigus alles selle operatsiooni ajal antud materjal programm siis võtab justkui endale kinni, et enne seda on võimalik seda materjali kasutada justkui, kui teil plaan ümber mängitakse, siis ei ole näiteks see E013, kui seda operatsiooni tehtud pole, siis saab seda materjali vabalt kasutada ka mujal. Lisaks veel saab külge määrata jooniseid ning määrata ka, et teatud alamkoostud võivad olla meil vaikimise ostetavad, ehk siis vastavalt sellele, kuidas meil hetkel tootmises mahud on, siis saame määrata, kas me seekord ostame selle sisse või teeme ise. Aga struktuurid, mahukam teema, selle kohta juba täiesti eraldi seeria.